Tere tulemast tagasi ja jätkame siis kolmanda videoga videode seeriast Finantsvabadus kinnisvaraga ja ühtlasi on see ka viimane video, kuid meil on vastamata veel kõige olulisemad küsimused ja liigume kohe asja juurde. Kõige olulisem küsimus siis on see, et kus kohast tuleb raha, et seda kinnisvara osta, sest teadupärast kinnisvara on kallis võrreldes kõikvõimalike muude asjadega. Ja tihti inimesed ju võtavad eluasemel laenus ja maksavad seda 30 aastat. Ja kus kohas siis saada veel raha, et endale kinnisvara omandada. Aga see ei olegi võib-olla nii keeruline, kui esmapilgul tundub. Nüüd esimene asi, klassikaline asi, millest räägitakse, on 3 F-i ja see on Friends, Fools ja Family. Ehk inglise keelest tulevad need 3 F-i, aga eesti keeles on see siis sõbrad, naiivsed ja perekond. Ja tihti võib see olla siis ühes isikus, ehk kui sul on mõni naiivne perekonnaliige, kellega sa saad sõbralikult läbi ja tal on juhtumisi vaba raha üle, siis lähed ja küsid tema käest, sest perekonnaliikmetelt võib ju vahest saada isegi täiesti nullintressiga laenu, kui sul on keegi, kes on huvitatud sellest, et sinule hästi läheks. Aga kui seda varianti ei ole või see variant saab otsa, siis on hoiustajad järgmine variant. Ja hoiustajatel ma mõtlen inimesi, kelle alternatiiviks on siis täna pangahoius. Et pangad ju maksavad tegelikult 0% või 0, midagi alla 0,5% või maksimum 1% on vist ka kusagil nähtud. Ja nad võiksid ju selle sulle laenata ja sina saad ju maksta neile kõrgemat intressi, näiteks 3%. Ja kõige madalam intress, millega mina olen eraisikult laenu saanud, aga see oli juba mõni aeg tagasi, oli 3,8%. Ja siin on oluline see usaldus, ehk küsin kõige keerulisem, kuidas saada usaldust selliste inimestega. Nii et võiks proovida esimese tehingu puhul juba seda raha niimoodi kaasata, aga kui õnnestu, siis ma arvan, iga tehingu puhul tasub seda varianti nagu proovida ja otsida neid inimesi, kellelt aja jooksul siis niimoodi raha laenata. Muidugi siin kaasneb ka see vastutus, et tihti on see nende elusäästud ja kui sa ei tea, mida sa teed, siis palun ära võtta eraisikutelt laenu. Aga kui sa kindlalt enda saad läbi arvutanud need asjad korduvalt, siis miks mitte aidata neil inimestel ka raha teenida ja seejuures ise ka teenida. Aga järgmine tasand on niisugune hard money lenders ehk kõva raha laenajad, oleks eestikeelne otsetõlge, aga niisugust head väljendit ei ole. Ehk need on need inimesed, kes professionaalselt tegelevad laenu andmisega. Näiteks hoiulaenuühistud on loodud selle jaoks ja nende käest võiks loota raha saada 9% ja kõrgema intressiga. Aga kõik numbrid, mis on ühekohalised, tegelikult on okeid. Sõltub muidugi sinu tehingust, kas su tehing kannatab sellist intressi. Ja siis on näiteks hüpoteeklaenud osaühing, kellega ma olen ka kunagi suhelnud. Ma ei ole sealt ise laenu võtnud, aga ma uurisin nende tegevuse kohta. Nende intressid peaks olema kusagil 15% ja ülespoole. Ja siis on veel sarnaseid ettevõtteid, nagu mis on neid Nordic Hypo ja mis iganes muud ettevõtted. Ja siis on kiirlaenuandjad, niisugused eraisikud, kes ka laenu annavad, nagu ma ise olen vahest harva teinud ja ma väga tihti seda ei tee, aga inimesi, keda ma tunnen, siis ma olen valmis neile laenu andma 24% intressiga, ehk siis 2% kuus tavaliselt. Sellised laene võetakse siis küll enamasti selleks, et osta mingi kinnisvara renoveerida ja see kiiresti müüa. Ja kui ma olen ka sellist laenu andnud, siis ma olen andnud seda ainult nendele inimestele, kellel on juba kogemus sellise tegevusega ja ma võin tõesti eeldada, et nad selle kuu-kahe jooksul saavad hakkama. Sest kui see asi venib pikemaks, siis mina justkui peaks rohkem teenima, kui nemadki üldse teenivad ja siis neil võib selle motivatsioon ära kaduda selle asjaga lõpuni tegeleda. Ja tegelikult ma ju sellises situatsioonis ei taha ju selle kinnisvara omanikuks saada, kuigi vahest on need tagatised olnud päris head, nii et mul ei oleks midagi selle vastu, kui ma endal saaks. Ja siis on pangad. Pangadega on kõige keerulisem asju öelda, nendega võtab kõige kauem aega. On 100 küsimust, nad tahavad igasugu aruandeid, käendusi, mida kõike veel. Ehk need esimesed, kellest me siiamaani rääkisime, neid huvitab tavaliselt intress ja siis perioodi lõpus tahavad ka seda põhiosa tagasi saada, siis kui sa refinantseerid või müüd asja. Aga pangad tahavad siis saada näha, kus su raha tuleb ja kõik võimalikke muid asju. Ja neile tihti ei meeldi see üüritulu, nad ütlevad, et see üüritulu me vaatame siis, kui see on 6 kuud sulle laekunud, ehk sa peaksid näitama ka siis palka, kui sul on see, või siis näitama oma ettevõtlusest mingisuguseid muid tulusid, et sa oled võimeline nendest seda laenu teenida, isegi siis, kui sa üldse üüri ei saa. Aga Eestis on 11 panka, et vahest inimesed ütlevad mulle, ma käisin pangas ja pank ütles mulle ära.
Ja siis ma küsin nende käest, okei, kas sa oled kõigis 11 pangas käinud? Eestis on 11 panka, mis annavad kinnisvara tagatisel laenu. Nii et niikaua, kuni sa ei ole kõigis 11 käinud laenu küsimas, siis ära tule mulle või kellegi teisele kurtma, et pank ei anna sulle laenu. Kõikidel pankadel on veidikene erinevad tingimused ja see, et üks pank sulle raha ei anna, ei tähenda, et teine pank sulle ei pruugi raha anda. Nii et siin on terve hulk siis kohti, kust tegelikult raha saab, kui sul endal ei ole. Ja neid saab kombineerida ka. Ja siis saab erinevaid loovaid asju teha, et ma olen viimased kinnisvara teinud tegelikult, mis ma olen teinud siis esialgu, on nendest kõigis on mingi kombinatsioon. Ehk tavaliselt pole minu enda raha sisse läinud, kui on enda raha on võib-olla peale refinantseerimist olnud sisse, siis kui ma lõpuks panka selle asjaga lähen. Aga et ära osta renoveerida, siis on kombinatsioon nendest esimestest asjadest. Nii et raha on, raha liigub, seda tuleb lihtsalt õppida, kuidas seda enda kasutuste saada. Ja seda ma tegelikult õpetan ka siin kinnisvara videokoolituste raames, aga selle info ma saadan sulle siis paari päeva pärast. Nüüd, kuidas jõuda esimese kinnisvaratehinguni, kui sa ei ole veel mitte ühtegi teinud? Siin on niisugused 7 sammu. Ja ma ütlen, et tegelikult võiks alustada raamatutest ennem, kui sa tuled minu videokoolitusele õppima niisuguseid kuidas seda kõike teha, sa võiksid lugeda võib-olla mõnda raamatut, saada innustust. Ja eesti keeles väga palju muidugi ei ole ilmunud, et selles suhtes on veidikene keeruline, aga äkki sa ikkagi leiad midagi kinnisvara teemalist või siis midagi, mis sind innustaks saavutama finantsvabadust. Sest kui tuleb raske hetk, siis paljud inimesed tahavad alla anda, tahavad loobuda, tahavad jätta katki selle asja. Aga kui sul on olemas see pilt, see iha, see soov lõpuks see finantsvabadus saavutada, siis see aitab nagu nendest raskustest ka üle. Ja mina tahan, et raamatud on päris head olnud. Cashflow lauamäng on järgmine asi, mida ma julgen soovitada. Cashflow lauamäng õpetab tegelikult kinnisvarasse investeerimise baasteadmisi. Et see on siis Robert Kiyosakilt pärit lauamäng, see on eesti keeles olemas. Sa võid minna seda rahvaraamatusse või Apollosse otsima või www.cashflow.ee on ka võimalus seda tellida. See on siis minule kuuluv lehekülg. Ja ma olen olnud siis osaline selles, et see mäng on eesti keelde saanud ja minu käes on siis eesti keelse mängu litsents. Aga mitte see, ütleme, et see ei ole ainus põhjus, miks ma seda soovitan, et miks ma selle mängu üldse hakkasin eesti keelseks ajama ja sinna aega ja raha kulutasin, oli ikkagi see, et see 2004 aastal, kui ma esimest korda alustasin, see oli just see, mis mind innustas, see oli just see, mis mulle tegi selle pildi, mida ma tahan saada. Ja seda saab mängida seltskonnas ja ma olen leidnud nagu väga head partnereid selle käigus, mängimise käigus ja mängimine näitab, kuidas teised inimesed käituvad erinevates situatsioonides, nii et see on igatpidi huvitav. Siis järgmine oleks see, et osale videokoolitustes ja inglise keeles jälle üle maailma on erinevaid videokoolitusi olemas. Eesti keeles on ka olemas videokoolitused, mille me oleme siis äsja kokku pannud ja paari päeva pärast ma saadan sulle selle kohta siis rohkem infot. Siis üks oluline asi, mida inimesed veel aru ei saa, on see mõtled ma investeeringu, kes on nagu aktsiainvesteering, et ostan mingi kinnisvara ja siis kusagil on ja mingisugust üürnikud on ka ja siis pärast need on nõmedad, nagu ei taha nagu niisama maksta ja nii edasi. Aga viga on selles võib-olla, et sa ei ole läbi mõelnud seda, et keda sa tahad ja kus sa tahad teenindada. Kinnisvara omamine on ikkagi teenindusäri. Ma pakun kellelegi elukohta ja minu missioon või eesmärk on pakkuda kena, ilusat elukohta mõistliku hinnaga. Ehk ma alati olen oma üürihinnad võib-olla 10-20 eurot madalamad, kui see päris maksimum oleks, mida on võimalik saada. Ja ma teen kapitaalremondi nendes korterites. See, mida sa eelmises videos nägid, see oli üks mu esimesi tehinguid, seal ma veel seda ei teinud. Aga täna, mis mul alles portfellis on ja mida ma juurde ostan, siis ma teen igal pool kapitaalremondi ja need korterid näevad välja ikkagi väga-väga kenad. Ja tihti on see võib-olla kõige kenam koht, kus inimene üldse oma elu jooksul elanud on. Aga siiski minu sihtgrupp on, mida nimetan Maxima kliendiks ehk odava mods ja ma müün ainult funktsiooni ehk meil on olemas siis see kena sisustus või kena kodu, aga ta ei ole mingisugune uhke mööbel või ta ei ole mingisugune, ma ei tea, kallim otsa asi, vaid ta on praktiline. IKEA-st tuleb näiteks mööbel Soomest, on käinud ise toomas Helsingist ja voodi asemel on võib-olla kušett ja kirjutuslaud, tool, eks ju, kõik asjad on olemas ja köök on olemas, köögimööbel on Viljandist ja köögitehnika on enamasti Valgevene oma, on kõige parem isegi, sellepärast et see Eesti niisuguse kõikuva vooluga, mis ikkagi aeg-ajalt on, ta peab nagu hästi vastu. Ja
ja keda on võimalik veel teenindada, on võimalik siis teenindada, niisugune jaotus on teinud nagu Maxima klient, siis Selveri klient ja Stockmanni klient. Selveri klient oleks siis niisuguses uuemas majas ja võib-olla rohkem kesklinnas ja Stockmanni klient on siis sisuliselt südalinn ja kõige kallim pool. Ehk välisinvestorid, kui nad tulevad Eestisse investeerima, siis temad tavaliselt ajavad seda Stockmanni klienti taga ja siis kohalikud eestlased tihti keskenduvad Selveri kliendile. Aga Maxima klient on niisugune tore klient, et kui mõni asi ei toimi, siis tal ei ole väga hullu, ta helistab sulle, sul on ikkagi aega nädal või umbes nädal aega seda parandada. Et kui Selveri või Stockmanni klient eeldab, et sa samal päeval asjad korda teed ja sul peab nagu olema keegi, keda saata, siis Maxima klient tavaliselt on üsna nagu rahulikum. Välja võtted üks juhus, see on siis, kui interneti töötad, siis on nagu tõesti jama majas ja siis tuleb kiiresti see asi korda teha. Nüüd, kuidas veel alustada, et ära osta suvalist asja. Et isegi oma esimese tehingu juures kunagi, ma olin mänginud seda cashflow mängu, olin käinud ühel koolitusel ja siis järgmine asi oli see, et ma tutvusin erinevate objektidega. Ma päris 100 esimene kord ei teinud, aga kuskil 20 objekti käisin vaatamas, tutvumas kuu aja jooksul ja siis sealt ühe nendest valisin välja, mille ma siis ostsin. Aga niisugune hea ülesanne, mida ma mitmel koolitusel kandnud on tutvuda 100 objektiga 90 päeva jooksul, see teeb siis keskmiselt natuke üle 1 objekti päevas ja teha seda kellega koos, tee seda üksi. Ja et vaata nagu võtta veel keegi kaasa, käige ja vaadake, tutvuge, arutage peale igat objekti, mis siin oli plussid, mis siin oli miinus, see, et mis siin saaks teha, mida siin ei tasu teha ja te hakkate nägema, et sama hinna eest müüakse väga erineva tasemega asju, et on olemas nagu täiesti kenad valmis korterid ja siis sama hinnaga keegi müüb ikka täielikku pellikut. Ehk pellik on meil niisugune ka koolitustele, ma kasutan niisugune teaduslik termin koolituste kohta või korterite kohta, mis nagu lõhnavad kui pellik, näevad välja nagu pellik ja kõlbavad tihti väga hästi investeerimiseks, sellepärast et seal ei olegi vaja midagi väga otsustada, ainuke otsus saab olla see, et kogu sisu välja lõhkuda ja prügimäele toimetada või taaskasutusse toimetada ja kõik uuesti üles ehitada. Aga jah, et 100 objekti, siis sa hakkad nägema, sul tekib tunnetus ja sul tekib ka niisugune lõhnataju, et kuidas erinevad korterid nagu välja näevad. Inimesed, kes seda harjutust on teinud, nad tihti on ikkagi leidnud omal selle esimese objekti. Siis tee pakkumisi, ehk korterite vaatamine võtab sinu aega, aga ei maksa mitte midagi, samamoodi pakkumiste tegemine. Ehk et kui sa arvutad välja, mis sinu jaoks on mõistlik number, siis paku seda numbrit ja ära eelda, et see vastu võetakse. Võib-olla kõik on valmis läbirääkimistesse asuma ja siis on millele rääkida. Ja tihti lihtsalt maakler saadab sind kuu peale. Mis teha? Et maaklerid ka alati ei ole nagu enda klientide huvides tegutsevad, et kuidagi on vaja kiiresti müüa ja maakler ei võta nagu seda võistlikku pakkumist vastu. Ja vahest on mõistlik võib-olla lapakas maaklerist, aga mõistlik mööda minna ja otse omanikuga rääkida. Aga on päris palju ka häid maaklereid, kellega saab asju öelda. Aga pakkumisi igal juhul tehke, sest ja kohe, kui sa teed pakkumisi sellise, mis kohe vastu võetakse, siis sa järelikult liiga palju pakkunud. Siis 7. viimane samm on, et laena raha ja osta asi ära. Aga loomulikult ainult selliseid asju, kus numbrid töötavad, et ära osta suvalist asja. Et aruta ikkagi enne läbi, et kas üür katab su laenumakse ära või kui palju sa iga kuu peaks peale maksma. Ja võib-olla mõtled läbi jälle, mis see refinantseerimised võiksid olla, et sa võid vaadata seda eelmist videot uuesti. Seal ma ju näitasin seda mitu korda, et oli, ma mäletagi, nüüd oli 2 või 3 refinantseerimist kogu selle elu ja jooksul. Ja esimene refinantseerimine oli ju mul, mitte esimene oli laenu eraisikult, siis oli pangast laenu refinantseerimine ja siis see 3. refinantseerimine oli mul kohe teada, siis kui ma juba teise tegin. Ehk 6 kuu pärast ma lähen kohe uuesti panka ja siis see intress tuleb allapoole. Sest uue kliendina ma olin nende jaoks ikkagi riskantne klient, nad ei teadnud, kas ma üldse kavatsen neid laenumakseid teha. Nii et loodan, et 7 sammu sind aitavad alustamise juures ja kohtume videokoolitusel või aeg-ajalt ma esinen ka külalisena mõnel kellegi teise korraldatud koolitustel või tänaseks üsna harva korraldan ka ise koolitusi, kus ma olen siis see põhiline läbiviija ja õpetaja. Aga igal juhul meil on kohtumise võimalus, saadan sulle paari päeva pärast infot meie videokoolituste kohta. Nii selle videokoolituse kohta, mis aitab selle esimest korterit osta, kui ka selle kinnisvara kogukonna kohta, kus on siis need inimesed, kes on juba oma esimese tehingu võib-olla ammu ära teinud ja teevad 2., 3., 10., 20., 50. tehingut.
ja kus me siis jagame ka infot jooksvate pakkumiste kohta, mida millegipärast ei taheta portaalidesse panna. Aga igal juhul kohtumiseni!